Tere päevast, superstaarid, see on Telegrami Facebook Live, täna on 24. märts 2025 ja me ei ole nüüd Mart varsti juba 2 kuud teinud mitte ühtegi laivi, kus sa lähed? Mann on meie produtsent täna. Ülikõva, kui on see produtsent ja saatejuht ja operaator ja kõik asjad lumestaja ja kõik asjad on üks inimene, aga see tundub, et see on nagu success on kohe sisse kirjutatud. Minu meelest vaata, kes see B-kategooria filme teeb, see Stephen King või ta on ka alati, et ta on nagu produtsent, stsenarist ja režissöör, kõik ühes nagu. Ja siis kõik need filmid on siuksed, B-kategooria filmid. Aga meie oleme A-kategooria, sellepärast, et meil on midagi, mida teistel pole. Mis on? Munad. See ole suugi mõeldud nagu halvustavalt. Eks ikka, ma arvan ikka neid munadega inimesi päris palju. Ei, ma pean silmas nagu neid, kes julgevad reaalselt vaadata näkku ja tead, et kõik, mis sa ütled, sa tead, et sa oled väga palju negatiivset siit vastu, aga sul on ikkagi täiesti pohhoi. Sa julged öelda välja, et Karmen Joller on koroonaterrorist, kes ei peaks olema ühtegi päeva riigi palgal, parimal juhul peaks ta olema vanglas riigi maksumaksja kulul, aga temasugune inimene lambist pannakse ministriks ja põhjus, miks ta pannakse ministriks, see on nüüd järjekordne näide sellest, kuidas me julgeme öelda välja asjad nii nagu nad on. Põhjus, miks ta pannakse ministriks, on see, et kõik koroonaterroristid on endiselt vastutusele võtmata, kaasa arvatud kallid EKRE liikmed ja kõik need ülejäänud, keda mingil põhjusel hoitakse nagu sitta pilpa peal. Me julgeme selle välja öelda ja me teame, et me saame negatiivset feedbacki, aga meil on ikkagi täiesti pohoi. Jah, selles mõttes, et ma arvan, et ka Karmen Joller ise tegelikult tahab head. Ma olen täiesti nõus sellega, aga vaata, siin ongi küsimus selles, et ühiskonnas puudub diskussioon nendel teemadel ning need, kes on meile pandud nagu pjedestaalile justkui nagu need opositsiooniparteid, tegelikult nemad ei taga mitte ühtegi diskussiooni nendel teemadel, sest kui see diskussioon algaks, siis juhtuks nii, et kõik saaksid aru, et Karmen Joller ja kõik ülejäänud seltskond on kõik üks sama seltskond. Et meile müüakse seda müüti justkui konservatiivid ja liberaalid oleks erinevad, tegelikult neil pole praktiliselt mitte mingit vahet, sest mõlemad edendavad seda ühesugust agendat ja agendaks on tsensuur, koroona on päris, 9.11 on päris, kõik need ülejäänud asjad on päris. Lihtsalt räägime aiaaugust, räägime tildodest, kusjuures ma sain teada, et nüüd on mingi uus tildo teema, eks ju, nad ühest said üle, võtsid uue teema, eks ju, et see Prantsusmaa esileedil on veetavalt tildo, nüüd nad räägivad siuksest teemast, ehk siis nad otsivad täiesti suvalisi lambi teemasid, millest rääkida, peaasi, et ei räägiks elevandist elutoas. Seoses sellega, et nüüd Karmen Jollerist võib saada sotsiaalminister, siis ikkagi väga palju hakatud rääkima jälle sellest koroonapettusest. Mis puutub sellesse doktorisse endasse, siis Karmen Joller on doktor. Ta on arst, jah. No mina olen ka doktor. Ühesõnaga siis kindlasti Karmen Jolleril on väga palju häid mõtteid ka, kuidas seal seda perearstisüsteemi paremaks teha ja nii edasi, mis on kõik väga tore. See on kuidagi seotud tsensuuri ja mingisugust... Ma ei räägi praegu sellest, ma lihtsalt kõik, tal on ju häid ideid ka. Mis need on? Ma olen avatud. Aga palun loeda temaga mitmed. Lihtsalt see, et teha see arstide töö efektiivsemaks, et ei oleks nii palju neid järjekordust ja nii edasi. Loomulikult kõiki sellist asju. Aga lihtsalt seal on nüüd see väikene aga sees, et võiks ikkagi kutsuda laua taha ka neid inimesi, kes on eriarvamusel ja kes samuti soovivad olla kuuldud. Et kui millise laua taha, millest sa räägid täpsemalt? Kas või selle laua taha, et rääkida, mis toimus koroonakriisi ajal või siis uuesti rääkida üle see rahvatervise seadus on ju seal need erinevad alternatiivmeditsiini määratlused ja aga kas keegi ajab seda asja, et kutsuda laua taha, et rääkida nende teemad, kes see tegeleb sellega? Ei tea. Äkki keegi Jolleri tulevastest nõunikest ma võib-olla sain sellest valesti aru, sa ütlesid, et toimub mingi arutelu, et sa ütlesid, need teemad jälle õhus. Need teemad on jälle õhus, et
et toimus meil koroonapettus ja et tuleb vastutavad isikud võtta ma saan aru, et meie sellest räägime, kas keegi räägib sellest veel? Ja ikka, kõik. No väga paljud inimesed, kes meiega koroona ajal sarnaselt mõtlesid, jälle räägivad sellest. Ma ei pea silmas inimesi, kes lihtsalt teevad Facebooki postitusi, mitte halvas mõttes, ma pean silmas mingisuguseid ametnikke või poliitikuid või portaale, ma pean selles suhtes, kellel on avalik platvorm nagu, selles suhtes ma pean silmas. Peavoolu või? Ta võib ka see nii-öelda konservatiivne peavool olla selles suhtes. Konservatiivne peavool ikka juba räägib, jah? No aga viimati, kui me tegime postituse sellest, et koroonaterroristid on vaja võtta vastutusele, me saime väga palju tagasisidet, kus öeldi, et need, kelle me seal välja tõime, et need tegelikult kõik ongi koroonaterroristid. No jah, eks nende asjadega on nii, et alati niikuinii ei ole võimalik kõigile mingit asja selgeks teha, et seesama, mis me siis kirjutasime sellest Martin Helmest, et seal üks inimene ju kommenteeris alla, et mul ükskõik, mis te kirjutate, et mina olen EKRE-s ja ma mäletan, kuidas siis kõik oli, kuigi mina tegelesin selle koroona ajal, tegelesingi reaalselt 8 tundi päevas koroonakriisi uurimisega ja mul oli seal nagu ära dokumenteeritud, välja toodud on ju, kes mida millal tegi. Aga noh, jah, see selleks. Tähendab, mu ainus küsimus sulle on, kui sa ütlesid, et see on jälle teema on õhus koroonaterroristide vastutusele võtmisega, et kas kuskil on mingisugune konsortsium, kes sellega tegeleb või see lihtsalt, et tehakse postitusi? Ei, no lihtsalt tehakse postitusi selles suhtes, ega ma ei tea, võib-olla keegi on loonud mingisuguse uue ühingu, mis sellega nüüd tegeleb, ma ei tea. No selge. Äkki siis tuleb jälle ise eest vedama hakata midagi. Jaa, me oleme sellest rääkinud 100 000 korda, aga ma tunnen, et me peaksime veel sellest rääkima, sest et kahjuks see on täiesti objektiivne reaalsus. Väga paljud inimesed, kes olid koroonapettuse ajal aktivistid, võitlesid sellega hommikust õhtuni, nüüd täiesti objektiivselt, ilma kedagi halvustamata, enamus nendest inimestest pole aru saanud, mis tegelikult toimus. Koroonaviirust pole olemas, ühtegi pandeemiat pole olemas, ei olnud siis pandeemiat, ei ole nakkushaigusi olemas. Meid lollitati ära nende PCR-testidega. See test näitas, et on nakatunud ja testide põhjal tehti need statistikad ja testide ettekäändel rakendati kõiki neid meetmeid. Nüüd täna, või tegelikult juba viimased paar aastat, enamus toonased kaasamõtlejad, nii Eestis kui välismaal, levitavad juttu, et viirus pärines laborist. Et see viirus tuli laborist. See on ultimate hoax. Mitte mingit viirust pole olnud, sest pandeemiat pole olnud. Mitte midagi ei tulnud laborist. Süsteem ongi selle kogu müüdi üles ehitanud sellele, et me vaidleksime, kust kohast see asi tuli, kui asja ennast polnud. Aga tänase hetkeni kõik, ja need enamus konservatiivid, jauravad ja ütlevad, see asi tuli laborist. Ja see on nii Eestis kui välismaal. Kõik see mainstream konservatiivmeedia räägib sellest. Need Alex Jonesid, Carsten Tuckerid ja Eestis need Varrod ja Vanglaplaneedid, kogu see seltskond räägib sellest, et viirus tuli laborist. Mitte mingit viirust ei tulnud laborist. Me oleme sellest rääkinud söögi alla, söögi peale. Mina ei saa aru, kuidas see võimalik, et nad sellest aru ei saa. Ja ma olen sellest rääkinud ka juba 100 korda, et ma ei saa aru, kuidas nad sellest aru ei saa. Sellepärast, et igal ühel on oma mätas, mille otsast asja vaatab. No aga ta oli ju meiega koos, kui ta nägi, et kõik inimesed on terved, viirus pole laivahunnikud, nüüd nad räägid just laivahunnikud. Siin ongi anda see viiruse definitsioon üldse, et nädalavahetusel meil oli see homöopaatia konverents ja seal ka mitmed homöopaadid mainisid seda ja kõik natuke vaatasid seda oma mätta otsast, on ju, et üldiselt jäädi nõusse sellega, et viirused on midagi, mis on meie keha sees juba olemas ja mis vallanduvad teatud asjade peale. Viirus on lihtsalt, see mida nimetatakse viiruseks, see on lihtsalt lahusti, mis tekib rakusiseselt, kui ta ajab mürke välja. See on kõik. Selle asi kuskil õhus, mida lollitatud aastakümneid. Varsti on juba 100, tegelikult on juba, kui need Botchampe, kes need olid, need pastöör seal vaidlesid oma vahel. Sellest on üle 100 aasta möödas. Kogu see viirusteooria on täielik pettus. See on ultimate pettus. Ja nüüd mina mõtlen niimoodi. Siin ongi see, et see ei ole mingi lugu, mis sina räägid, vaid see on teema, mida teadlased praegu uurivad.
mida mõned teadlased on uurinud aastakümneid, kellest me oleme ka kirjutanud. Mina räägin sellest, et Eestis need, kellel on platvorm, sellest ei räägi peale meie mitte keegi. Ja need on tüübid, kes tegelesid koroonaga hommikust õhtuni nagu. Jah, me teame tegelikult Eestist ainult ühte arsti, kes on selle asja läbi hammustanud täielikult ja kus juures ta on maininud ka, et see on üks tema missioone, mis ta tahab inimestele selgeks teha ja kui ta on valmis, siis ta võtab sellel teemal ka avalikult sõna. Jaa, eks siis vahepeal sai koroonast 5 aastat sai täis ja kahjuks on niimoodi, et enamus inimesed ei ole sellest mitte midagi õppinud, sest see on täiesti objektiivne fakt, et kui süsteem sooviks, siis nad saaksid päevapealt teha uue koroonaviiruse pettuse, nad saaksid päevapealt panna kogu riigi kinni, terve maailma kinni tegelikult. Nad saaksid päevapealt kehtestada kõik need samad piirangud, inimesed koju, ärid kinni, kogu see asi, mis oli. Nad saaksid teha päevapealt ja niimoodi, et praktiliselt kõik läheksid sellega kaasa, sest et poliitiliselt pole mitte midagi muutunud. Ja vaata, minust asi, millest nagu räägitakse, ei räägitagi, on see, et kuidas on võimalik, et nii Eestis kui ka kõikides teistes riikides, sõltumata sellest, millisesse erakonda sa kuulusid, kõik poliitikud läksid kaasa. Kuidas see võimalik on nagu? Sest meile räägitakse, et siin erinevad parteid, erinevad nägemused, eks ju, inimesed seisavad erinevate asjade eest, ja tegelikult ei olnud ja kõik oli üks sama. Kuidas see võimalik, et neist mitte keegi ei näinud sellest läbi? Ja nüüd need, kes ei näinud läbi, nii Eestis kui välismaal, kõik see sama seltskond endiselt pumba juures, ja mitte keegi nendest ei tule küsima meie käest, kuule, et sa nägid kohe läbi kogu asi on hoax. Kuidas sa sellest aru said? Kuidas sa sellest aru said? See nii rets, mina ei saanud sellest aru. Nüüd mina mõtlen, et kui mina oleksin seal kuskil erakonnas või valitsuses või nii, ma läheks kohe selle kõige retsim venna juurde ja küsiks, räägi, mis sa veel tead. Ehitame üles jõhkra süsteemi, teeme kõige retsima riigi, kõige retsima, kõik asjad kõige retsimaks. Tõmbame kokku kõik need kõige retsimad vennad. Ei, kõigil on täiesti pohhoi. Kedagi ei huvita nagu. Reaalselt kedagi ei huvita. Eks see, et kes on rets, see on ka iga inimese vaatenurgast või ei, no selles suhtes kõik me teame oma isiklikke nõrkusi, isiklikke tugevaid külgi. Vaata, kui sa vähegi saad asjale pihta, siis sa saad aru, et sa pead enda ümber tõmbama need inimesed, kellel on neid asju, millest sina ei saa aru. Sinu nõrkused peavad ära täitma sinu ümber olevad tüübid. Ja vastupidi, sina oled rets ja täidad nende teiste tüüpide nõrkused ära. Aga seda ei toimu. Seda lihtsalt ei toimu. Jah, aga see on väga paratamatu ka, et võimu juures ongi väga sarnaste isikuomadustega inimesed lõppkokkuvõttes ja need, kes neid täiendaksid, need tihtipeale ei soovi ise võimu juures üldse olla. Ja neid inimesi tegelikult peaksid ju need inimesed võimu juures palkama endale nõunikeks, aga tihtipeale nad ka ei palka endale nõunikke, kes oleks nendest eriarvamusel või täidaksid nende nõrki külgi, vaid võetakse sarnaseid. Et mulle väga meeldis see, kuidas praegune Teaduste Akadeemia president tõi välja selle, kuidas just siis koroonakriisist rääkides, Mart Saarmast räägin, kuidas, esiteks muidugi see Rootsi näide on ju, et kuidas sai siin samal meist üle mere riik teha hoopis teisi otsuseid ja tulla sellest välja palju tervema ühiskonnana, aga ta tõi välja ka Soome näite, kus ikkagi neid inimesi, kes mõtlesid teisiti, ka teadlaseid ja arste, kutsuti televisiooni debattidele, üheskoos arutati nende asjade üle. Meil ikkagi oli niimoodi, et need teadlased ja arstid, kes lõpuks 2021 hakkasid sõna võtma selle teema vastu, neid hakati materdama, keegi, väga vähe nad said sõna televisioonis, et öelda oma seisukohta. Ja, aga kogu see ultimate nali kogu selle asja juures on see, et arstid ja teadlased hakkasid 2021 selle kohta sõna võtma. No, mis sellest, vahet pole. Mis mõttes? Ja, aga Hando. Ei, no päriselt, mis mõttes sa hakkad aasta hiljem? Sest sa tahad olla kindel. Mis mõttes kindel? Hando, vaata, sa pead sellest aru saama, et nemad on saanud mingi kindla hariduse. Neil on mingisugune kindel positsioon, neil on mingisugune kindel töökoht, nad teevad väga kaalutletud otsuseid. See, kui nad lõpuks julgevad välja tulla, see on alati kiiduväärt. See on alati kiiduväärt. Ei, absoluutselt, et
aga mis sellest, et nad said aasta aega sellest aru saada? Kuidas see võimalik? Võib-olla neil ei läinud aasta aega, et sellest aru saada, aga neil läks aasta aega, et võtta julgust kokku. Ja see on väga tänuväärne, sest väga paljud ei ole siiamaani seda julgust kokku võtnud. Ja ma olen täiesti kindel, et ka väga paljud Riigikogu liikmed ja ka väga paljud valitsuse liikmed tegelikult saavad aru, aga neil ei ole kunagi seda julgust välja öelda. Mitte kunagi. Jah. Aga sellegi poolest need on kõik toredad inimesed, nad on täiuslikud inimesed ja... Nad kõik annavad endast parima. Ja ma tean, nad annavad endast parima. Aga nüüd ongi see küsimus, et mida siis meie nagu teeme, sest et me anname ka endast parima, aga kui nüüd rääkida ka sellest koroonapettusest, nagu neid edulugusi nagu ei ole. Selles suhtes, et tuleb see pandeemia leping, tuleb see tsensuuriseadus, tänase päevani ükski valitsus ei räägi kogu asi lõhuks, ükski partei ei räägi ja nii edasi ja nii edasi. No väga paljud peavad edulooks seda, et tänu pandeemiale inimesed vaktsineerivad vähem. Pandeemiat ei olnud tänu koroonapettusele? Jah, isegi see Popov on ju andis paar nädalat tagasi intervjuu siis aasta inimene aastal 2020, kes nimetas teisiti mõtlejaid sisuliselt mõrvariteks. Ta ütles, mitte sisuliselt, vaid ta ütleski välja selle, see oli mitte ära. Ja, selles suhtes... Pealtnägija, see ütles mõrvar. See ei olnud Pealtnägija, see oli Katrin Lusti saade ja see oli, ta ei öelnud seda otse, see Katrin Lust ütles, et kas neid inimesi võiks nimetada mõrvariteks, siis tema vastas, jah. Ta ei oleks ise sellist mõtet öelnud, see oli ajakirjaniku siuke kaval küsimus, on ju. Aga tema ütles selles intervjuus, nüüd värskes intervjuus, et et me tegime vea sellega, et me inimesi nii retsilt survestasime, et tänu sellele, et meie tegime sellist survestamist, siis tekkis ühiskonnas vastureaktsioon ja nüüd on vaktsineerimine vähenenud. Ta tunnistas, et see on enda teema nagu. Ja sa nimetad seda edulooks? Et vaktsineeritakse vähem või? Jah. Mina ütlen, et väga paljud inimesed ütlevad, et see on edulugu inimesed, kes on kahtlevad vaktsiinides. Okei. Minu jaoks see on nagu üks röhitsus, ma isegi ei märka seda. See ei ole edulugu nagu. No, aga paljude inimeste jaoks on, sest et need, kes on saanud vaktsiinikahjustuse, siis neil pole enam midagi teha. Ja siis on teised inimesed, kes ei teinud igaks juhuks ja näevad, kui paljud said vaktsiinikahjustuse, siis nad tunnevad suurt rõõmu. Ja, aga siia mani käib ju vaktsiinipropaganda. Nad nüüd ütlevad, võta puugi jaoks vaktsiin ja Trump, oranž, ebajumal, eks ju, see läks pukki, eks ju, tähendab see tüüp, kes kogu koroonapettuse määris Ameerikas pähe oma inimestele, eks ju. Palju seal on, 10 miljonit said surma sellega, eks ju. Tema ju nüüd, kui tuli uuesti sinna võimule, ütles, et me suuname 500 miljardit nende mRNA vähivaktsiinide tegemiseks. Ehk siis nad muudavad story ära, et võtta mingi järgmine vaktsiin. Ei, see on see sama, vaata, kõik need vaktsiin, mitte ükski vaktsiin ei ole kasulik, sellepärast, et kõik haigused tulevad seest poolt, sa ei saa vaktsiiniga mitte ühtegi asja kaitsta või ravida, see on täielik nonsense algusest lõpuni. No, siin tuleb juba lihtsalt vaadata seda kogu seda vaktsineerimise ajalugu, on ju, et haigused ei kadunud ju ära siis, kui tuli vaktsineerimine, vaid sellest, et inimeste elutingimused muutusid lihtsalt. Ongi selles, kui lihtsalt vaadata statistikat, sa ei ole vaktsiiniga mitte ühtegi asja ever korda teinud. See võimatu, sa ei saagi teha võimatu seda korda nagu. No jah, siin see ongi nüüd täpselt selline vestlus, et kindlasti mina ja Hando ei ole üldse kõige paremad inimesed seda selgeks tegema. Meist on palju targemaid inimesi, kellel on ka olemas meditsiiniline haridus, kes oskavad kogu seda vaktsineerimisteemat üksi pulgi lahti rääkida. Ja kui palun, luba mul lõpetada. Ja kui näiteks siin mõned kuud tagasi või vist natuke vähem isegi, kui Robert F. Kennedy Jr. sai siis selleks terviseministriks USAs, siis Karmen Joller midagi seal kommenteeris, et see on ikka uskumatu, et minul on palju suuremad teadmised, ma tean rohkem kui Kennedy ja midagi sellist. Kui sa väidad, et sa tead kellestki rohkem, no kuule, kuidas sa saad üldse niisugust asja väita? Sa võid mingites asjades teada rohkem kui Kennedy, aga Kennedy kindlasti mingites asjades teab sinust palju rohkem ja ma väidan seda sellise kindlusega seetõttu, et arstid õpivad immuniseerimise kohta ainult mõned 10 tunnid oma selle Tartu Ülikooli hariduste jooksul. Ja need inimesed, kes on uurinud
vaktsiinide uuringuid, mida on sadu ja tuhandeid. Need ei ole seda teinud mõnedkümned tunnid, vaid nad on seda teinud kuud ja aastad. Neid inimesi on üle maailma tuhandeid, kes on süvenenud vaktsineerimisse ja vaktsiinidesse palju rohkem kui arstid. Ja seda juba sellepärast, et arstide töö on väga raske, väga mahukas, väga ajamahukas. Neil ei olegi nii palju aega kõiki neid asju uurida, kui nendel teistel inimestel, kes ei ole arstid. No, ma saan aru, et ma võin mõjuda ülbena, aga ma tean Eestis nii paljusid lapsevanemaid, kelle lapsel on vaktsiinikahjustus, kes tänu sellele on võtnud kogu selle paabmeedia ette, hakanud üksi pulgi vaatama kõiki neid vaktsiiniuuringuid, lugema kõiki neid asju, et see, täna just panin uuesti ilmuma loo, kuidas New York Timesis aastal 2018 kirjutas üks teadusajakirjanik siis sellest, miks osasid vaktsiiniuuringuid varjatakse ja teisi mitte. Ma soovitan selle soojalt kõigil läbi lugeda, sellepärast et see annab natukene parema pildi sellest, kuidas üldse need asjad käivad. Ja loomulikult arstid ka harivad ennast, nad kogu aeg õpivad uusi asju juurde, aga enamasti neid seminare korraldavad ravimifirmad, kes näitavad uuringuid, mida nad soovivad, et arstid näeksid. Sa ütlesid 3 asja, mis ma tahan välja öelda selle põhjal, mis sa just rääkisid. Esiteks sa ütlesid, et meie ei ole kõige paremad inimesed seletama seda asja. Nüüd mina väidan, see ei ole mitte mingit vahet, kes seletab, sest et me ei näe edulugusi sellel teemal, et viirusi pole olemas. See esimene point. Sa võid öelda, et sulle ma saan täiesti aru, ma ei meeldi kõigile. Ma saan aru, eks ju, ma ei meeldib rohkem inimestele kui mina, ma saan aru, kõik on fine nagu. Minu jutupoint on see, et seal teises seltskonnas, kus on need Andrew Kaufman ja Dr. Tom Cowan ja Sam Bailey, minu kõrval need tüübid on nagu zen-mungad. Nemad ei ole ka grammigi kaugemale jõudnud kogu selle infoga. Inimesi reaalselt ei huvita, et viirusi pole olemas. See esimene punkt. Nii, kui need ei huvita, siis mis siin toimub? Kas need NPC-d või? Seal ei ole vahet, kes seda juttu seletab. Neid lihtsalt ei huvita, las ma räägin lõpuni. Nii. Teine asi, siis sa rääkisid sellest JFK-st, mis ta see? RFK, eks ju. Nüüd, see vend läks sinna terviseministriks, tema pushib ka nüüd vaktsiine, ta pushib leedrite vaktsiine. Ta on öelnud nüüd, et kogu see Trumpi koroonaviiruse nii-öelda sundvaktsineerimise, vabatahtlik sundvaktsineerimine, et see oli superprogramm, kõik ülikõva. Ja kogu lühikokkuvõte sellest RFK-st nii, et ta räägib täna praktiliselt seda sama juttu, mida Fauci. Ta hüüdnimi on uus Fauci, kui sa natuke guugeldad Twitteris on ta täielik uus Fauci, eks ju, minu jaoks on ta ka uus Fauci. Ja kolmas asi, mis sa ütlesid, et need vaktsiinikahjustustega tüübid, kes loevad neid paabmeedia, neid mingisuguseid uuringuid, veel kord, sul ei ole vaja lugeda mitte ühtegi uuringut, vaid saada aru, et viirusi pole olemas, kõik haigused viimane ka üks tuleb rakusiseselt keha seest, seega kõik vaktsiinid automaatselt pellikupotist alla. Sa ei pea ever lugema mitte ühtegi uuringut, mitte kunagi eales enam, sellepärast, et see loogika igal pool üks ja sama. Jaa, aga kui sa tutvud kõikide nende asjadega põhjalikult, siis sa saad palju suurema ja laiema pildi. Sa ei saa sellepärast, et kui sa neid uuringuid loed, seal ei ole kirjas, et viirusi pole olemas. Hando. Kogu nende meditsiiniline vundament on üles ehitatud pettusele. Kas see on teadlik pettus või mitte, see pole reaalselt mitte mingit vahet. Lihtsalt nende alus... Jaa, aga kõik vaktsiinid ei ole ka viiruste vastu, mõned on ju ka mingid bakteriaalsed ja nii edasi, et see... Aga sul ei ole ajaloos näed mitte ühtegi vaktsiini, mis täitis ülesannet. Ma saan sellest kõigest aru, aga lihtsalt ma ütlen, et on olemas uuringud, mis tõestavad seda, et vaktsiinid ei toimi nii, nagu lubatakse, kui nad üldse toimivad, või et nad on palju kahjulikumad, kui räägitakse. Okei. Kas me vaatame teemat? Ma olen päris palju arvanud. Et mis meil siis veel on? Me ei ole vaata tükk aega teinud ühtegi laivi. Väga palju neid uudiseid sellest Trumpist ja Zelenskist, sellega on põhjus täpselt sama teema nagu, et me võime, mitte ka meie vahet ei ole, kes nagu neid uudiseid avaldab, sa saad aru, et Trump tegelikult edendab põhimõtteliselt seda sama poliitikat, mida eelmine vend, eks ju, aga inimesi seda reaalselt ei huvita. Siin on võtame suvalisi, mul on siin lihtsalt võtame kas või selle teema, et nüüd Trump räägib, et võtame selle Gröönimaa endale, on ju? Kui täpselt seda sama juttu räägiks Putin,
siis oleks terve Eesti oleks tagajalgadel, mida helli, et sa võtad siin mingi riigi enda blablabla. Oi, aga kui rahandusmees seda räägib, kõik väga okei nagu. Kõigil täiesti pohhu, eks ju. Nii. Ei, no eks siin on ikka nagu siukseid. Põhimõtteliselt ei ole. Nii, siis nad räägivad, et see rahandusmees avaldab Epsteini failid, siis avaldati nimekiri, mis on täpselt sama nimekiri, mis on mingi 5 aastat ringi liikunud, eks ju. Kidagi huvita, et kuule, et sama nende JFK failidega. Täpselt sama info, mis juba on olnud. Sama info, eks ju. Ja nüüd need fännid ütlevad, ülikõva jõhker nagu avaldus oli. Siis mõtleme, et fucking retard, millest sa nagu räägid, mõtlen, et kui palju sa pead selle ühe sama reha otsa nagu komistama, aga vaata, ta ikka ei saa aru nagu. Ja siis ma mõtlen, et kuule, aga me oleme ka täiesti pilikuid. Ma mõtlen selles suhtes, et lihtsalt üritame jälle rääkida, aga seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet ju. Muidugi, ja seal pole mingit vahet. Ma olen täpselt samasugused videodid. Siis on nagu õige täis retardid ju. Jaa, no see ongi niisugune lõputu, kogu see elumäng ongi ju selline lõputu virvarr, kus kõik kogu aeg kordub. Ma olen selles veendunud aina enam ja enam. Me kõik oleme selle mängu osa, me kõik oleme omamoodi need nukud, kellega mängitakse ja me ise kogu aeg ka taas loome seda reaalsust, sellepärast, et lõppkokkuvõttes selles ei olegi mitte midagi halba, sellepärast, et kõik sellised asjad nii meie elus kui kõigi teiste elus on tulnud selleks, et me midagi õpiksime, läbiksime mingisuguseid õppetunde ja kui me neid ei läbi, siis need tulevad aina uuesti ja uuesti ja uuesti ja nii ongi. Oota, ja mis siis meie õppetund siin on? No võt. Eks me peame siit omad järeldused tegema. Seal oli see teema, et see USA, vaata, öeldi, et Trump lõpetab sõja ära, eks ju. Nii, ja siis tuli uudis, et Trump suunab $350 miljardit sinna Ukrainasse sõjategevuse jätkamiseks. Ja siis need Trumpi fännid, et see on 4D male või 5D male, mis iganes see termin on, eks ju. Siis, teeme Palestiina maatasa nagu etniline puhastamine, need on Trumpi sõnad, mitte minu sõnad, etniline puhastamine, ehk siis nagu genotsiid, tüüp tunnistab, me lihtsalt reaalselt teemegi tühjaks nagu kõik nagu. Ja siis öeldakse, et ta on see valgustunud või kuidas see valgustööline, kes toob kuldajastu. Ja mängib 5D malet. Mängib 5D malet, eks ju. Kui täpselt seda sama juttu räägiks see Biden või Kamala, siis kõik joptu, et nii ei tohi teha nagu. Kui Trump räägib täpselt sama juttu, ikka väga fine nagu, siis öeldakse, meie ei saa asjast aru. Ja siis ma ütlen, okei, tule seleta mulle, kuidas me ei saa asjast aru, tule meile, teeme mingi intervjuu nagu, et ma tulen sulle podcasti või midagi, eks ju. Ei, ma avalikult ei räägi, ma võin sulle salaja rääkida, millest sa räägid nagu. Et samamoodi praegust ju, just see sama Iisraeli teema, eks, et Trump tahab, et siis need palestiinlased sealt ära koliksid kaasasteks üldse kogu sellelt ribalt seal ja tehtaks sinna mingisugune suur rannakuurort linn. Ja siis samal ajal on ju Putin siin ütleb, et et nüüd need ukrainlased võiksid kõik välja kolida sealt üle võetud maakondadest. Ja siis see sama seltskond, eks ju see Trump ja... Või siis, kuidas nad just läksid sinna, kuhu nad läksid, kuhu see USA läks pommitama just asja Jeemenisse, jah. Siis mõtled nagu mingi, okei. Aga kõik on nagu mingi... Et need tüübid vahetuvad, eks ju. Sa ütled, eelmine oli see halb president, nüüd on hea president. Kõik läheb täpselt samamoodi edasi nagu, eks ju. Ja kui sa näiteks võrdled, on ju Trumpi eelmist ametiaega ja enne teda oli Obama, siis Obama ajal oli palju vähem sõdu kui selle Trumpi esimese ametiaja ajal. Aga okei. Siin loeme mõned kommentaarid vahepeal. Niki ütleb, et minu meelest need Kennedyd ja Muskid ja Trumpid on ka nagu multifilmi tegelased. Absoluutselt, jaa. Kusjuures siin on veel nagu küsimus on selles, miks meile neid tüüpe nii palju ette söödetakse nagu reaalselt. Ja kusjuures ma nägin ühte YouTuberit, kes tema rääkis ka, ta ei ole üldse poliitiline YouTuber, aga ta ütles, ma pean nagu tegema, ütles, et ma ei saa aru, et see on midagi imelikku, et mis mõttes seda Trumpi või seda Muski nagu nii palju tuleb nagu, et ma kunagi ei süvenenud temast, aga see, et teda nii palju siia ette lükatakse, et see on midagi nagu valesti täiesti. No ja nüüd põhinali on veel see, et siis kui Biden oli võimul, siis nagu Trump rääkis, et neid elektriautosid ei osta mitte keegi, need on need lollid, kes neid ostavad. nüüd tüüp teeb sellele Muskile kampaaniat. Ja Tesla. Oska kõik elektriautosid. Ja kusjuures üks minu lemmik auto YouTuber, Talk to Muro,
selle eelmises podcastis ütles, et seal Californias, kus tema elab, California on hästi nagu see liberaalne state, selles suhtes liberaalne, et nad on Bideni fännid, eks ju. Et seal on, ta ütles, et ta kuuleb praktiliselt iga päev neid jutte, et fuck, ma müün oma selle Tesla maha, et see tüüp nagu muutis oma seda story't, eks, ja nüüd on selles teises augus ja kusjuures need Tesla aktsiad täiega praegu crashivad ja autosi ostetakse vähe, üldse elektriautosi ostetakse vähe. Aga mainin selle teema veel ära, et siin on see Hiina autotootja BYD või Build Your Dreams, BYD, vaata Eestis ka need reklaamid nüüd üleval. Nemad nüüd väidavad, et nad on leiutanud sellise süsteemi, et nad saavad laadida selle asja täis 5 minutiga. Ma ütlen, kui nad 5 minutiga selle ära teevad, siis võib olla küll niimoodi, et inimesed on reaalselt elektriautode peal. Kui nad on nüüd nõus, mitte nõus, vaid kui nad on võimelised tootma neid laadimisjaamasi nii palju, see oleks nüüd ikka väga reed. Selles mul ei ole isiklikult elektriauto vastu mitte midagi, aga ma lihtsalt ei viitsi mõelda selle peale, et kus ma seda laen ja kui mul aega läheb, aga kui ütleb tõesti 5 minutist, siis ma arvan, et ma ostaks ise ka. Nii, Niki veel kommenteeris. Mõlemad meeldite. Merle kirjutas pikema kommentaari selle kohta, mis teda häirib selle lause juures, et viirust ei ole. Et ta saab... Kas ma loen ette? Jaa, loen. Mis mind selle ütluse juures häirib, et viirust ei ole? Ja ilmselt miks edasi vaadata ei soovitagi seda teemat? Et miks teised inimesed ei soovi enam edasi vaadata? Inimesed ju jäävad haigeks. Pandeemiat muidugi ei olnud, sest täiesti tavalised olid inimesed haiged. Nagu igal aastal umbes 10% inimestest, kelle kehad on tasakaalust väljas. Jah, haigus ei tule kunagi väljaspoolt. See info on inimestele detailsem kui lihtsalt lause, et viirust ei ole olemas. Ehk siis sa peaksid lihtsalt ütlema, et haigus ei tule kunagi väljaspoolt. Ja, see ongi see, et inimestel lihtsalt seda nagu lihtsam vastu võtta. Nii on kindlasti. Et kui mina ütlen viiruse pole olemas, ma peangi silmas seda, et need ei tule kuskilt, mina ei saa sinu käest või Merle käest või mingi inimese käest õues, eks ju. Et me oleme need elektromagneetilised olendid põhimõtteliselt niimoodi, et meie kehad suhtlevad oma vahel ja kui nüüd küsida, et oota, ma sain külma, ma jäin haigeks, mis asi see oli? See tähendab seda, et su immuunsus oli sellises piiris, et ta ei suutnud enam tegeleda terve olemisega, eks ju. Põhimõtteliselt, mis asi... Kõik haigused on lihtsalt mürkide kehast välja laskmine. Su keha on toksiini täis, me kõigil on. Ja see saab tulla nii halvast toidust kui ka halvadest mõtetest, halvadest kommetest, eks ju, stressist, kõik need asjad. Ja laste puhul see on eriti lihtne näha. Kui lastel on halb päev või midagi on juhtunud, tihti jääb haigeks ja oksendavad nagu, et suurtel niimoodi ei ole, eks ju. Aga jaa, et see on lihtsalt keha puhastusprotsess, mille kohta öeldakse, et sa said kuskilt väljast teise tüübi käest viirust. Ja kui ma ütlen, et viirusi pole olemas, ma pean väga palju, juhin ka tähelepanu sellele, me oleme avaldanud palju artikleid, et nad ei ole mitte kunagi isoleerinud viirust ära. Vaata, nemad ütlevad, et siin on nagu füüsiline viirus, mis tuli ühest kehast teise. Et selleks, et seda tõestada, nad peaksid meile esitama asitõendid, et nad on üldse ühe viiruse kunagi ära isoleerinud ja eemaldanud kõigest muust pahnast, eks ju. Aga see, kuidas peavoolumeedia isoleerimist kirjeldab, see on täiesti teistsugune protsess. Mida nemad teevad, on see, et nad võtavad rakukultuuri ja süstivad sinna sisse mingi vedeliku, mis nad ütlevad, see viirusega nakatanud. Ja siis nad natuke ootavad, vaatavad, et see rakk suri ära. Ja siis ütlevad, et see on tõestus viiruse olemasolust. Aga kuidas see on tõestus, kui see ei ole mitte kunagi seda viirust isoleerinud, eks ju? Ja tegelikult on tehtud väga palju katseid, Stefan Lanka ja siin on veel inimesi, kes on teinud palju mitmeid korduvalt katseid, nad on võtnud samamoodi rakukultuuri, nad on süstinud sinna Coca-Colat, nad on süstinud sinna tavalist vett, kõik need rakud surevad ära ja põhjus, miks nad ära surevad, on selles, et rakk on välja võetud tema loomulikus keskkonnas siit meie keha seest, nad võtavad ta välja ja see rakk sureb nii või naa ära, aga nemad ütlevad, et see on põhjus või see on tõestus sellest, et viirused on olemas. Jaa, no jah, siin tuleb veel meelde tuletada mõningaid uuringuid, mis selle koroonapettuse ajal tehti, on ju, kus ühes haiglas, siis, kus pandi inimesi karantiini ennetavalt ja need inimesed olidki täielikult isoleeritud, neile isegi toitu anti sealt tuugi kaudu ja nad ikka said selle. Et see ongi lihtsalt selles ühes energias võnkumine
ja kui sa nagu teed ülemaailmset hirmukampaaniat ja inimesed lähevadki sinna hirmu, nad on kõik selles teemas, ka Eestist on näiteid, kus pere lukustas ennast korterisse ja nad ikka jäid kõik haigeks, kuigi nad ei käinud mitte kusagil, nad lihtsalt istusid seal toas ja kartsid. Vahepeal oli see lahe asi, see oli nüüd tegelikult juba ammu, aga Kanye West, minu meelest üks kõige naljakamaid tüüpe üldse, ma olen tema jõhker fänn. Ta musa on ka fine, ma ei ole ise üldiselt väga suur hip-hopi mees nagu, aga kusjuures ma ise üritan hakata räppariks. aga püsi teemas, palun. jah, aga mida ta nagu tegi, oli see, et siin kuskil 6 aega tagasi või nii oli see Super Bowl seal Ameerikas ja siis ta ostis sinna reklaami, kus ta ütles, see oli iPhone'iga filmitud reklaam ja tüüp ütles, oi, et jops, et mul on nii vähe raha. Või ma rääkisin kogu raha selle reklaami peale ära, sellepärast filmin iPhone'iga ja ma ostsin need uued valged hambad, et minge sinna mu kodulehele, seal on see, ma müün oma seda nänni põhimõtteliselt, mingeid riideid. ja siis, kui läksid sinna, tüüp vahetas selle süsteemi ära ja kui inimesed läksid pärast reklaami tema sinna kodulehele, siis said osta haakristiga valgeid särke. Minu meelest see on nüüd mitmetasandiline nali. Esiteks see, et keegi midagi sellist teeb. Fuck yeah, see on nagu kõige reetsim, keegi üldse julgeb tänapäeval midagi sellist teha. Ultimate respect nagu. Nüüd teine osa, mis minu meelest on äärmiselt väga naljakas, on see, et kui sind see teema nagu huvitab, siis holokausti mitte kunagi juhtunud. See on ka veel eraldi hauks, nagu me ei ole sellest palju rääkinud, aga holokausti kui sellised said need mingisugused ahjud või mis iganes see story on, see kõik on fucking hauks nagu. No, ütleme nii, et seal lihtsalt need numbrid lähevad erinevatel ajaluurijatel väga lahku. Steven Spielberg tegi kunagi umbes aasta 2000 selles kanti tegi dokfilmi nendest sellest teemast nagu. Ja kui sa lähed YouTube'i, siis sa leiad üles need samad inimesed, kes on tema YouTube'i selles dokfilmis ütled, et see on hauks, et me valetasime. See on avalik info, kedagi ei huvita ja siis räägitakse endiselt, oi, et kõik need 6 miljonit värki. See on avalik info, reaalselt mitte kedagi ei huvita nagu. Jõhker, no. Aga selles suhtes respekt nagu. Kas sa teine näita, kas see on sulle sama särk või? Anda. Davai, kuule, kas valitsus on ikka mingi kriis ja see lahenes ära? Kes see uues valitsus on nüüd? No, Karmen Joller. Joller on valitsuses või? Nii, Eleri kommenteerib siin alla, et stress langetab immuunsus 70%, sarnaselt stress või lein ja hirm paneb keha kõik nagu sarnaselt reageerima. Ja kui oli see koroonakriisi algus, siis me rääkisime väga palju sellest, et kui te tahate terved olla, siis hirm on küll ja stress ja kogu see pinge viimane asi, millesse te peate langema. Ja kirjutab veel, et paljudel läheb hirmust kõht lahti, terrorirünnakute ajal puhkevad paljudel rasedatel looteveed. Ja siin just eelmisel aastal juhtus üks väga kurb lugu, kus üks mees sai surma ja tema tal naisel katkes rasedust, sest et ta oli lihtsalt see leina, see stress oli nii retset. Ja aga siukseid näiteid on palju. Sellist on väga palju. Mingi terve elu koos olnud paar, üks sureb ära, teine läheb kohe järgi. Kuigi teine oli terve nagu. Ja neid näiteid on palju, jaa. Merle ütleb, üks põhjus, miks lapsed haigeks jäävad, ei ole see, et lasteaiakaaslane näkku aevastab, vaid selle tõttu, et lasteaias on nii suur stressitase, et tekib keha mürgisus ja immuunsüsteem ei tule sellega toime. Jaa, mul jäi enne vist natuke üks mõttekäitku, et me oleme elektromagneetilised olendid. See tähendab seda, et meie kehad suhtlevad oma vahel ning kui ütleme, mina hakkan haigeks jääma, olen juba haige ja saan teise inimesega kokku, nüüd vahel teine inimene jääb haigeks, vahel jää haigeks. Nüüd juhul, kui ta jääb haigeks, siis mis juhtub on see, et keha annab teisele kehale signaali, et kuule, et sul on ka nüüd aeg hakata puhastuma, et sul on täpselt, ma tajun, mina olen samas kohas, võta nüüd nädal aega, lase see sitt kõik välja, et sul on vaja puhastada. Niimoodi kehad omavahel suhtlevad. Ja sellepärast ongi, vahel on terve pere haige, vahel on üks liige on täiesti haige voodis pikali ja teistel juhtub mitte midagi. Kui need viirus oleks päriselt olemas, nagu meile räägitakse, siis oleks terve pere alati korraga haiged. Ja seda ei ole. Mäletan 2017 – alguses me olime gripis.
nagu terve perega olime voodis mitu nädalat järjest ja arvasin, et ma pole elu sees nii haige olnud kui tookord gripiga. Ja siis minu vanemad käisid meie eest hoolitsemas iga päev ja nad ei jäänud haigeks. Jaa, keset koroonat oli meil siin üks insener, kes pakkus palju, 800 eurot tehke mind haigeks. Keegi ei suutnud teda haigeks teha. Vist oli natuke vähem, oli 800. Oli 600, päris palju, suur summa oli. No. Nii, mis veel? Meil on täna algab kõik, mis sa tead teadma väljakutse. See on põhimõtteliselt, kui sind üldse kunagi midagi on huvitanud, millest meie räägime, siis kõik, mis sa pead teadma, isiklikult meie jaoks palju põnevam kui igasugune poliitiline jauramine. Me räägime seal elu põhitõdedest ja need põhitõed on põhimõtteliselt 3 põhitõde. Üks on esiteks see, et sinu minateadvus ehk alateadvus kuulab sind 24 tundi ööpäevas ja tema ülesandeks on tõestada sulle, et sul on kogu aeg õigus. See tähendab kõik sinu mõtted, kõik sinu tegevused, kõik sinu toimingud, kõik sinu kahtlused, ta tõestab, et sul on õigus, ta juhib sind. Punkt 2, olemas on ainult praegune hetk, see tähendab, et pole olemas minevikku ega tulevikku, sinuga ei ole mitte kunagi mitte midagi halba juhtunud, sellepärast, et praegusel hetkel seda ei juhtu. Kui sa seda meelde tuletad, siis hakkab uuesti juhtuma, sa ise tood selle endale. Ja 3 on see, et kõik inimesed mõtlevad sinust täpselt nii, nagu sina mõtled iseendast. Kui sind see teema huvitab, siis tule liitu. Põhimõtteliselt tähendab, kokkuvõtteks see tähendab kõik seda, et sisemaailm on ainus päris maailm, sellepärast sinu alateadvus töötab sees poolt. Kas midagi veel? Mul on siin mõned teemad veel, aga ma ei tea, me olen päris pikalt rääginud, ma tunnen, et see kuskil pool tundi, mis me siin oleme olnud, et sellest peaks piisama nagu. Jaa, lisaks sellele meil siis oli laupäeval homöopaatia konverents, kus esines 7 homöopaati. See oli ülipõnev, äge, inspireeriv. Praegu just töötleme neid videosid ja panna üles järelvaatamist. Kõik piletiostjad siis saavad seda järelvaadata ja ka teised saavad sinna järelvaatamist osta ja järelvaatamisse lisaks veel tuleb veel üks 8 homöopaat oma ettekandega, mis siis ongi ainult järelvaatamises, mida konverentsil ei olnud ja sinna tuleb veel mõned üllatusvideod. Ja kus seda järelvaat saab? Selle info paneme üles siis, kui see leht nüüd on täielikult valmis, et ma väga loodan, et täna õhtul juba saavad sinna esimesed videod ülesse. Jaa, ülikõva. Pea meeles, et sa pead kohtuma nende inimestega, kes sind upliftivad. Tõmba enda ümber sinust targemad inimesed ja sellised inimesed, kes täidavad neid kohti, mis sinus puudu. Meil kõigil on need lüngad olemas. Tõmba need inimesed sinu ümber, need, kes sind alla veavad, saada nad nahvoi. Sa ei pea üldse häbenema. Sul lihtsalt elu. Sa võidad selles, kui sa lükkad oma elust välja need ebameeled inimesed. See on lihtsalt objektiivne fakt. Ja mis veel? Maailma vaja rõõmu juurde, nalja, positiivsust, tõmba need tüübid enda ümber kõik ülejäänud, nagu ma ütlesin, nahvoi. Jah, ja lisaks sellele kunagi ei pea unustama ära